Tere kõigile! Ma loodan, et kõik kuulevad mind. Et ma näen, et meil on osalejaid veebiseminaril 6. Loodame, et osad osalejad veel jõuavad peagi, aga andke märku, et ma olen teile kuulda. Näiteks siia chati, kui valite everyone, saate kõigile kirjutada, et olete olemas ja kuulate. Nii, aga Marika, Laine tuli. Laine, kas sina kuuled? Indrek, Argo? Tore. Siis on veel Laine ja Taavi huvitavad vist ringi. Aga olgu, hakkame pihta. Tänase veebiseminari eesmärk on selles, et näidata üle või rääkida üle neile, kes on varasemalt juba koolitusi läbi viinud, et millised on need õiged nii-öelda koolitusega kaasas käivad vormid ja kuidas siis koolitusveebis koolituse toimumisi luua ja mis seal teha. Et küsige, kui on küsida, et teie mikrofonid peaks kõigil olema lahti, saate kohe küsida või kirjutage siia chati, ma püüan seda jälgida ja siis kohe ka nagu sellel teemal rääkida. Nii, ma jagan teile kõigepealt ekraani. Ühtegi dokumenti ma siia ei pane ja ei salvesta. Et nii. See on, näete kõik, tulevikuõpetaja koolitusprogramm. Ja siin all on meil koondatud siis HITSA koolitajate jaoks vajalikud materjalid, mis nii allkirjalehed kui kavapõhjad kui koolitusveebi juhendid ja igasugused muud juhendid. Et siin ongi materjalid koolituse läbiviijale ja noh, mis on nagu varasemast, ütleme siis teistmoodi nendele koolitajatele, kes on juba koolitanud, et te pidite alati kasutama allkirjalehte, mille ees või on progetiiger kirjas. Aga nüüd tuleb vastupidi kasutada nagu mõlemat allkirjalehte olenevalt sellest, millise koolitusega parasjagu tegemist on. Ja iga koolitaja teab, millist allkirjade lehte kasutab, vaadates oma koolituse mahtu. Kõik koolitused, mis on üle 1,19 EAP, kasutavad allkirjalehte, mis asub siin esimese bulleti taga või no ühesõnaga kõik need RTF ja ODT on ka täpselt seesama. Ehk siis see on teine ESF-i meede, millest me koolitusi rahastatakse. Ja kõik koolitused, mis on väiksema mahuga kui 1,19 EAP-d, kasutavad progetiiger allkirjalehte. Ja kavaga on täpselt sama lugu, et kava on nendele, mis on mahuga üle 1,19 EAP, on esimesed 3 varianti ja progetiiger on siis DocX versioonis praegu ainult ja on siis väiksema mahuga, ehk siis kõik need Lego Viidu ja Targad vidinad, need koolitused käivad siia progetiigri päevakava alla. Ja siis üks asi, mis meie koolituste juures on alati ka olnud olemas, mis nüüd sellest aastast hakkab kindlasti kõikide koolitustega kaasas käima,
et kuna on olnud varasemalt osad nii-öelda testimiskoolitused, siis alati ei ole 100% kõik pidanud teatud erijuhtudel aruannet esitama, aga sellest aastast alates on kindlasti kõikidel koolitajatel nõue, et pärast koolituse lõppemist tuleb esitada digiallkirjaga aruanne. Ja täpselt samamoodi, et väikesemahulised koolitused siis Progetiigri nimega koolitaja aruanne ja 1,19 EAP on siis ülemised variandid siit. Et kas selle kohta on midagi küsida? Ei midagi, ma saan aru. Siis läheme siia tagasi. Et siin on ka välja toodud sellised failid nagu koolitajatööde kirjeldus, et nendega saate kõikidega tutvuda, et ma siin praegu ei võta neid lahti, et kui tekivad küsimused, siis saate alati küsida otse ja noh, kuna meil on hetkel veel need koolitajad konkursist tulenevad lepingud ettevalmistusprotsessi suvel nädalal tulevad kõigile allkirjastamiseks, et siis ka nende läbilugemisel, kui tekib küsimusi, siis kindlasti küsige. Aga sellel samal leheküljel ehk siis tulevikuõpetaja ja võrgustik on ka koolitusveebi juhendid. Ja kui ma need koolitusveebi juhendid lahti võtsin, siis tuli tõdeda, et siin on eelmise aasta ehk siis vahepeal on koolitusveebi visuaali uuendatud ja siin on nagu nii-öelda vana visuaaliga juhised. Aga üldiselt need toimingud, mis siin on kirjeldatud, need tehniliselt toimivad endiselt samamoodi sellest visuaalist nagu olenemata. Nii, Ramon tahtis vahepeal midagi küsida, kirjutada? Ei? Vist siis ei. Ok. Et siis võtame ette koolitusveebi keskkonna, et teil kõigil on olemas siin kasutajad, vaatasin just enne üle kõigil, kellel veel ei olnud, lisasin koolitaja rolli. Ja selleks, et teile koolitaja rollist näidata, kuidas hakkavad koolitusveebis, kui teie sisse logite, teile asjad end kuvama, siis võtsin Birgi rolli, kellel on sellel aastal ka koolitused, kes on varem koolitanud, kes on koolitaja rollis ja tal on siin ka näha, et see, mismoodi see nagu siis välja nägema hakkab. Ja mida siin koolitusveebis teha saab ja mismoodi, mis on need koolitaja ülesanded koolitusveebiga seoses. Et meil on olemas üldiselt koolitusportfell. Koolitusportfellis on olemas kõik koolituste kirjeldused. Ja see tähendab seda, et iga koolituse kirjelduse juurde saab luua koolituse toimumise. Nüüd, kui logida täienduskoolituskeskkonda sisse, et kuna te olete ennast kasutajaks teinud, siis te olete juba ära valinud, kuidas te siia sisse logite, et ID-kaardiga oli vaja ennast ära autentida ja nüüd siis, kuidas te seda külastate, kas ID-kaardi põhiselt või paroolidega, on juba nagu vaba valik. Aga koolitaja rollis on tal töölaud. Ja töölaud näeb välja selline, et siin on näha ka, et tal on koolitaja roll ja siis on siin olemas minu koolitused koolitajana. Birgil on praegu tegelikult ongi siin on näha 3 koolitust on aktiivsed, 2 koolitusele on registreerunud olemas, keskmisele siin kuvatavale koolitusele veel registreerunud pole, sellepärast pole ka seda pikka sinist joont. Aga kui ma võtan siit lahti, vaata kõiki õpisündmusi, siis ma näen kõiki neid koolitusi, kuhu mina olen koolitajana kirja pandud, ehk siis olenemata sellest,
kas ma sellel koolitusel nagu kas see on minu koolitus või viib seda läbi keegi teine. Kui mina olen selle koolituse juures koolitajana kirjas, siis ma näen ka selle toimumisi kalendris. Et nii võivadki sattuda vahest sellisesse vaatesse koolitused, mis praegu tegelikult aktiivselt võib-olla ei olegi minu läbiviidavad. Siin on näiteks ühed targalt interneti koolitused, mida ma tean, et Birgi täna aktiivselt läbi ei vii, aga nad siin on ja need talle kuvatakse. Ja siit saab näha koolituse pealkiri, registreerimine on avatud, mismoodi need asjad siin, kui palju on kohti planeeritud, kui palju on osalejaid registreerunud, algus, lõpp ja kuna selle konkreetse koolituse puhul on tegemist veebipõhise koolitusega, siis ei ole siin kohta välja toodud. Selline on siis vaade, mis on tulemas ja seda saab niimoodi siit jälgida. Aga põhimõtteliselt, et mismoodi üks koolitus siis pihta peaks hakkama, et kui jõuame kokkuleppele, et selline koolitus sellises kohas, sellisel kellaajal, siis tuleks tulla koolitusveebi, leida üles täiendusõppe kirjeldused, otsida välja oma koolitus, mille juurde ma vaatan, kas koolituse kirjeldusi näete te absoluutselt kõiki. Jah, ja nüüd tuleksid näiteks, võtame selle sama Proge äpid. Koolituse, vaatame kohe, kus ta mul siin on. Nii, selle sama koolituse, mida sa siis hakkad tegema, läbi viima. See tähendab seda, et selle koolituse küljes pead olemas ikkagi sina koolitajana olemas, muidu seda liigutust siin teha ei saa. Ja siis siin on olemas näha praegu kirjeldus, ma saan selle kirjelduse peitu panna, kui ma tahan. Siis on seda nagu vähe näha. Teen lahti, kui tahan. Ja saan muuta täiendusõppe kirjeldust. Näiteks tahan lisada mingi lingi, midagi siia juurde, mida ma antud koolitusel konkreetselt kasutan. Kui mul parasjagu on üks sama koolituse toimumine avatud, siis ma saan seda teha. Kui mul on mitu sama koolituse toimumist avatud, siis kuvatakse see koolituse kirjeldusse tehtud muudatus nagu kõikidele, kes on selle koolituse küljes. Aga siit selle alt saab luua toimumise, et millal siis antud kirjeldusega koolitus toimub. Lootsid toimumise ja lisad ainult kuupäevad. Paneme siia praegu, et toimub 18. jaanuar kuni 10. mai. Salvestan. Lähen haldamise alla ja võtan koolituste toimumised uuesti lahti. Ning siis näen, et üks koolitus on mul sisestamisel. Nii, aga ma vaatan, kas ta on vahepeal läinud. Ei, siit on lihtsalt minu projekt võetud lahti ja siit sellisest vaatest tuleb välja, et te näete nagu absoluutselt kõiki koolitusi, mis on olemas ja vaadatavad. Aga üks koolitus on siis nii-öelda sisestamise rollis ja siis tuleb ta avada. Ja selle jaoks on ta sisuliselt vaja muuta. Kas klikid nimel või leiad selle esimese nupu, sellel ei ole vahet. Ja siin on taaskord need asjad lahti, et mis ma siis täitma peaksin ära, kuna kirjeldus on ju olemas, siis siin on ainult toimumine. Et kui on tegemist auditoorse koolitusega, siis leian siit kooli, mille külge ma ta panen. Me valime siit näiteks ühe kutseõppeasutuse ja võtame Narva Kutseõppekeskuse. Kui on asukohalink, mingit muud lisainfot, siis selle kõik saab siin sisestada.
ja nüüd on niimoodi, et need koolitused siis, nagu ma ka enne rääkisin, mis on üle 1,19 EAP, nendele kõikidele peab juurde panema linnukese, et õpisündmus viiakse läbi või Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toel ja allkirjaleht on igal juhul iga kord nõutav. Ja meie raamlepingusse tuleb, või ütleme siin konkursi korras, et grupid on kuni 12 osalejat, siis vahel võib mis eritingimusel või mis erijuhul, kui peaks olema vaja muuta seda osalejate arvu, siis olenemata sellest, et siin on olemas need nagu paika pandud arvud koolituse kirjelduse juures, saab neid siin käsitsi ka muuta. Ja nüüd ma salvestan ta ära. Siit registreerumisvormi alt saab kätte selle vormi, mille siis saab näiteks laiali saata või mille kaudu saavad inimesed registreeruda. Siit osalejatelt hakkab kuvama, kes on registreerunud. Siit saab saata teateid otse, aga ainult nendele, kes on selles nimekirjas siin, ehk siis kedagi ei saa juurde lisada, et kui tahate saata kellelegi, kes on väljaspool siin registreerunud hulka, siis tuleb seda teha nagu mingist muust keskkonnast ja kasutades enda emaili. Siin saab märkida koolitanud või koolitusel osalenud lõpetanuks või mitte lõpetanuks ja kes on ootenimekirjas, neid tuleb märkida registreerunuks. Ja saab eraldi valida, et milleks ma nad ära valin ja siis, et midagi nendega teha, näiteks valin kõik registreerunud ja märgin lõpetanuks. Ja siin on täpselt samamoodi, kas ma näitan pärast Birgi koolituse peal, et kus on kõik osalejad olemas, et kui siin on see nimekiri olemas nendest inimestest, kes koolitusele tulevad, siis siit ekspordi nupu pealt saab tegelikult võtta, no kedagi ei ole veel registreerinud, ta ei lase siin teha, aga saab välja võtta Exceli formaadis ja kopida otse sinna allkirjalehele. Et natuke peab nende väljade järjestust muutma, aga ma loodan, et selle saab ka nagu allkirjalehele vastavaks peagi korrigeerida. Ja siis siin on tagasiside, et üldiselt on meil küljes koolituse tagasiside, see on juba kirjelduse juures ära märgitud, et kas tegemist on auditoorse koolitusega või veebipõhise koolitusega või kombineeritud õppega ja on olemas meil nagu välja töötatud küsimustikud, aga kui koolitajal on soov, et konkreetse koolituse või koolitusgrupiga lisada ise mõni lisaküsimus, siis selle saab siit alt lisada. Ja hiljem saab seda siis statistikaga välja võtta, vaadata ja see tuleb siit kenasti nähtavaks. Et need on need peamised toimingud. Kas nüüd on küsimusi? Lülitage mikrofonid sisse, siis saate vastata ka. Et nüüd on, kõik saavad koolitusveebis koolituse sisestamisega kirjelduse kaudu hakkama ja oskavad koolitust avada. Laine, sina tead juba seda ammu. Okei. Ja siis üks väike asi. Kuidas ma panen? Alo, sinul on need eraldi, nad lähevad sessioonide alla, et valdavalt neid kõigil ei ole. Et jah, sinul on neid kolme toimumisega sündmuseid. Muidu on 2 päevaga. Aga tead, ma saadan sulle selle kohta eraldi info või vaatame selle nagu niimoodi läbi, et siin ülejäänutel vist ei olegi sellist versiooni, et siis ei hakka praegu vaatama. Aga mis ma tahtsin siin meelde tuletada, on see, et
koolituse kirjeldusi või tähendab koolituskalendrisse saab koolitus nähtavaks ainult siis, kui ta on registreeritav või avalik, registreeritav üldjuhul. Ja selleks tuleb siit lipu alt muuta ereda staatus. Kui on tegemist kalendris oleva koolitusega, mis on kõigile avatud ja kõik võivad sinna registreeruda, siis tulebki nii valida, et on avalik, nähtav avalikus kalendris ja registreerimine õpisündmusele on lubatud. Et kui toimumine on avalik ja nähtav avalikus kalendris, siis saab sinna registreeruda, ehk siis see variant saab sinna registreeruda ainult lingi kaudu. Ja kui on vaja piirata registreerumise algust kuupäevaga või lõppu, siis saab seda siin teha. Et mingi perioodini. Ja toimumise saab ka päriselt ära peita, aga selleks peab siis olema mingisugune põhjus, miks peab toimumise ära peitma. Koolituste hinnaga on niiviisi, et kuna varasemalt on olnud ProgeTiigri programmis koolituste maksumused ääretult erinevad, siis sellel aastal nüüd kohe-kohe nagu tulevad osade koolituste puhul hinna ühtlustamised, ehk siis see tegelikult tuleneb siis meie jaoks koolituse kulust ja milleks on hind üldse oluline, on see, et kui koolitusel osaleb keegi, kes ei kuulu sihtgruppi või kui koolituse jätab keegi lõpetamata, siis me esitame talle arve ja arve on välja kalkuleeritud või ütleme siis see rahaline väärtus sellel koolitusel on välja kalkuleeritud siis koolituse tegelikust hinnast lähtuvalt. Et väiksema mahuga koolitused on väiksemad ja suurema mahuga koolitused loomulikult on siis kallimad. Kas sa, Raman, said vastuse? Ok. Midagi veel küsida? Te võite küsida ka häälega, võib-olla saab kiiremini. Kõik peaksid kuulma, kui on mikrofoni sisse lülitanud ülevalt paneelist. Ei, meil on niimoodi, et täna ma saan rääkida jälle sellises kontekstis, et kes maksavad ja kes mitte. Meil on koolitused, mis on mahuga 1,19 EAP-d ja suuremad, neid rahastatakse ESF programmist. Ja nende sihtgrupiks on või sihtrühmaks on ainult õpetajad, ainult ja ainult õpetajad. Ja siis, aga nende puhul on niimoodi, et kui sinna tuleb haridustehnoloog, siis mitte talle me ei esita arvet, vaid tema kulu me kanname nii-öelda siis riigieelarvesse. Ehk siis me võimaldame tegelikult osaleda täna kõikidel. Maksab see kindlasti, kes ei lõpeta koolitust, kes tuleb, registreerub, käib pool päeva, pakib asjad kokku, läheb ära ja ütleb, et ta tegelikult ei hakka surema, on ju, et ta lihtsalt ei taha enam olla siin. Tal ei ole mõjuvat põhjust. Et nendele me esitame arve. Aga ja on ka näiteks teatud juhtudel võivad osaleda ringijuhendajad nende koolituste puhul, mis jäävad mahuga alla 1,19 EAP ja nendel juhtudel võivad osaleda ka nagu ringijuhendajad, haridustehnoloogid, õpetajad, koolijuhid, mitte ainult koolijuhid, vaid koolijuhtkond. Ja selles mõttes, et meil on ka olemas see nimekiri, et kes on need meie sihtrühmad, ma kohe otsin selle
tulen välja ka, et veel töötab selline lehekülg nagu Innovatsioonikeskus, kohe varsti ta enam ei tööta ja hakkab olema ainult ja ainult hitsa.ee ja sealt alt siis selgub, sellises kohas on olemas koolitustel osalemise tingimused, mis on meil siin ja need on eelnevatel aastatel erinenud Progetiigri programmi raames. Sellel aastal nad nii palju enam erisusi ei tekita, ehk siis siia läheb juurde, et Progetiigri koolitustel selles osas võivad olla ka ringijuhendajad, aga muude programmide lõikes need ringijuhendajad siin ei kvalifitseeru. Palun. Et selles mõttes ongi, et kui tekib küsimusi, kui hakkate koolitusi läbi viima, et siit tuletan ka meelde, et kõik koolitused, mis käivad nii-öelda selle Progetiigri koolitajate konkursi ja ütleme teie kui Progetiigri koolitajate lepingusse sisse, käivad läbi HITSA koolitusveebi, registreerumised, tunnistused tulevad siitkaudu ja et isegi kui on siin olnud varasemalt erisusi, et Tartu Ülikooli koolitustel läheb tunnistus läbi nagu Tartu Ülikooli Moodle'i, aga et siin kindlasti siis sellisel juhul peab ikkagi olema ka HITSA koolitusveebis nagu topeltregistreerumine, kui seda ei saa nagu üks-ühele lihtsalt üle tuua või tekitada, et nad läbi ühe süsteemi registreeriksid ja mingit ühilduvust seal vahel ei ole. Aga et jah, kõik koolitused peavad siit registreeruma ja meie vormidel olema need allkirjalehed, kavad ja ka koolitaja aruanne. Et selle järgselt siis, kui kõik need asjad on olemas ja esitatud, siis saab esitada arve või siis kuidas kellegi, et mõne koolitajaga on siin ka teistmoodi, kui arvepõhiselt. Ja koolituskalendri kokkupanemisega ma tegelen jooksvalt, et osadega olen juba ühendust võtnud, osadega veel ei ole. Kõigiga võtan, kõigile lepime koolitused ja ajad kokku. Et kui kellelgi on juba varasemalt mingeid küsimusi või tuleb teie enda kaudu mingeid huvilisi, kellele pakub mingi teema huvi, siis võib alati nagu märku anda, sest et on enam-vähem koolituskalender nii-öelda täpsete koolitustega paika pandud, aga alati võib juhtuda niimoodi, et mõne koolituse peale on suurem huvi kui teise peale ja siis saab võib-olla midagi ümber mängida. Veel midagi küsida? Kõik õppematerjalid, Villu küsib, et mis on õppematerjalid, kus on õppematerjalid, on praegu sellises varamus nagu koolielu.ee, siin on üleval kõik Progetiigri programmi raames hangitud õppematerjalid. Siit tulebki otsida, võtame näiteks EV3, vaatame, kas ta selle pealt annab välja. Võtame siit teisiti praegu lahti. Võtame näiteks, et neil on täpselt konkreetse kursuse nimega leiab ka absoluutselt kõik need üles. Paneme siis Jaanika Leost on meil teinud väga suure hulga neid õppematerjalid, tema nimelt lihtsalt tulevad välja. Aga kui võtta seesama Lego Education, siis muidugi tuleb otsingust ka sellega välja. Võtame siis korra sedapidi lahti. Et siin on olemas õppematerjalid
mis on Progetigri programmi raames välja töötatud. Nad tulevad välja ka sellise koha pealt Progetigri kogumikust ehk siis progetiger.ee ja siin on ta nagu vahendipõhine, et Make'i vahend ja siin on ära lingitud ka kõik õppematerjalid, mis selle peale on olemas või mingid õpilood või mingisugused artiklid, et kõik, mis on sellega seotud. Et siit leiab ka kõik need õppematerjalid ülesse, mida meil on praegu koolituste aluseks kasutatud ja mille peale on nagu need koolituste kirjeldused loodud. Õppematerjale kas täiendatakse, Villu, seda küsid, jah? Et õppematerjale täiendatakse ikka. Sellel aastal on nende täiendamiste nimi ainekava. Et täna ei oska vastata, millal saab sellest nagu rääkida või millal midagi täpsemalt nagu öelda saab, sest ei ole veel midagi kinnitatud. Et mis mahus, kui palju, mismoodi, mis materjalid täpselt muutmisesse peaksid minema. Ja koolituse jaoks on ikkagi see, et meil on välja töötatud õppematerjalid ja iga koolitus on tegelikult koolitaja kergelt kohandada, ütleme siis nii. Et kindlasti peab olema vastavuses koolitusveebis välja kuulutatud eesmärk ja õpiväljundid, et need peab koolituse käigus saavutama või niimoodi seadma, et need oleksid saavutatavad. Ja kui selleks on nagu vaja teha muudatusi, siis tuleb sellest märku anda ja sellega tuleb tegeleda nagu personaalselt, et konkreetse koolitusega. Ja mina ise võtan ka täpselt samamoodi paari koolitusega, ma juba tean, millega tuleb tegeleda. Ja võtan konkreetselt ühendust ja teen ettepanekuid, et mismoodi ja kuidas neid nagu paremini sõnastada, sättida, et kõik vastaks tegelikkusele. Ja teine asi, mis sellega seoses on see, et HITSA koolitused on siiamaani kõik ära lingitud ISTE pädevusmudeliga. ISTE pädevusmudeli värskendatud versioon saab siin veebruari alguses veebi ülesse, ehk siis seal on mõningad muudatused sees. Ja sellest lähtuvalt siis 2017. aasta lõpuks peaks olema Progetigri programmi koolituste õpiväljundid nagu ära lingitud või ütleme siis vastavusse seatud ISTE pädevusstandardiga. Et sellest ka siis iga koolitajaga ja koolituse kirjelduse juures nagu räägime eraldi, et kas mõne koolituse juures on mitu koolitajat, siis vaatamegi koos seda teemat, et mismoodi need ülesanded jagunevad ja kuidas need nagu kõige efektiivsemalt tehtud saavad. Veel küsimusi? Tauno, see ongi vastuseks praegu, et ma ei saa vastata nii, kuidas on, sest võib-olla homme tuleb välja, et ei ole nii. Siin on nagu selles mõttes keeruline, et jah, kõik on praegu sisse kirjutatud, et teeme nii, et töötame välja uusi, teeme vanadele või olemasolevatele, mitte vanadele, vabandust, teeme juurde ainekavasid, aga praegu on selline hetkeline seisak ja tõenäoliselt, kui tuleb info välja, siis hakkab väga kiire, et varuge ikkagi nagu aega igaks juhuks. Et kui me teeme nagu ettepaneku või konkurssi või mis iganes, mis vormis ta tulla saab, et siis
siis kohe anname märku, et, et mis valdkonnad ja mis teemad ja mismoodi. Veel küsimusi? Tundub, et mitte. Ja nüüd on niimoodi, et selline info ka, et tehke endale heaga selline eraldi postkastis asuv kaust, kuhu lähevad listikirjad sisse. Sellepärast, et peale selle, et ma tegin nagu ainult Progetigri koolitajate jaoks listi, siis kõik, kes veel ei ole, kõik saavad lisatud ka HITSA üldisesse koolitajate listi. Ja noh, võib juhtuda, et mõni päev võib tulla rohkem kui üks kiri, et johtuvalt sellest, et kirjutan mina ja kirjutab Egle või keegi teine veel sinna listi. Et siis, et need tegelikult teid ei segaks ja samas ei jääks nagu tähelepanuta, siis selline väike hea soovitus, et teate lihtsalt, et saate mitmest listist infot. Ma lihtsalt ootan, tundub, et Alo küsib midagi. Et mida täpselt tegema peab? Peab kasutama ikka kavasid, põhjasid õigeid ja allkirja lehe põhjasid õigeid ja täpselt nii ongi. Et selles mõttes ikka, et konkreetse koolituse juures, et kõigile ma annan märku, et kumbasid põhjasid nüüd siis kasutada või mitte, aga te leiate need vähemalt ise ehk üles, et need lingid ma tegelikult korraga saatsin, et soovitan ringi vaadata seal ja nagu vaadata, et mis seal nagu veel on, et võib-olla tekib veel küsimusi. Ja kuna selle lepinguga lähevad vot siin ongi see üks koht veel, sõidukulud, kes liiguvad autoga, lähevad lepingusse sisse. Ehk siis ei pea tegema neid aruandeid selle, noh, ütleme sõidupäeviku peale, aga bussipileteid me korjame endiselt, siis muude juhendite all on sõidukulude hüvitamine ja siin on vajalik siis bussipiletite kulu ehk siis see ühistranspordipiletite kulu ikkagi esitada teisiti. Jah, olgu, et kõik nüansid ei pruugi alati muidugi meeles pidada või olla. Põhimõtteliselt Villu selles mõttes, et siin on eraldi kokkulepped, et noh, ütleme niimoodi, et ma ikka koolituse põhiselt räägin teiega eraldi läbi,
et mismoodi ja kuidas, et teatud koolituste puhul on ka näiteks nii, et vahendid on olemas seal, kuhu juba koolitust läbi viima minnakse. Et see on nagu koolituste puhul erinev, et kas need tehnilised vahendid tuleb kuskilt võtta, tuleb kuhugi saata või on need juba seal koolituspunktis olemas. Et see on nagu sõltuv. Nii, kas veel on küsimusi? Tundub, et vist mitte. Aga siis ma tänan ja kindlasti küsige, vaadake läbi need koolitusveebis ka, et kas see koolituse loomine nagu toimib või mitte. ja, ja et leiate ülesse, sest see on see osa, mis osad koolitajad, kes lihtsalt varem on Progeteegi programme koolitanud, siis ei ole selle poolega kokku puutunud. Et aga nüüdsest läheb nagu kõik ühtse süsteemi peale ringi. Nii, aga siis aitäh ja just nimelt head koolitusaastat. Ja kes siin veel sees on, siis sellesama lingi ma saadan ka või veel järelvaatamiseks, et võib-olla kõigil ei ole vaja vaadata. Keegi tahab võib-olla meelde tuletada ja kas siin paar inimest olid puudu, et võib-olla tahavad üle vaadata. Selge, aga aitäh ja olgu nii, nägemist.